läheme edasi ja räägime nüüd teie töövaldkonnast, haridus- ja kultuurivaldkonnast Kuuma regioonis ümber Helsingi linna. Ja oma presentatsioonist räägingi ma koostööst Kuuma regioonis ja räägin koostööst nii haridusvaldkonnas, aga kui tervise- ja sotsiaalvaldkonnas. Jah, kas kõik on korras? Jah, toimib, me kuulame. No nüüd ma näitan teile oma ettekande sisu. Kõigepealt selgitaksin, kes ma olen ja minuga koos esineb ka Pentti Halonen, kes on haridus- ja kultuurijuht Hyvinkää linnas. Nii et me teeme selle presentatsiooni koos. Mina olen töötanud siin piirkonnas 3 aastat, aga kolleeg palju pikemat aega. See presentatsioon on mitmel põhjusel just nii kokku pandud. Ma räägin ka sellest, et miks me teeme koostööd ja miks koostöö on oluline. Seejärel räägime regioonist nimega Kuuma ja siis koostööst ka sotsiaal- ja tervisevaldkonnaga. Aga lähme nüüd edasi. Kõigepealt, siin on näha meie tutvustus, kes me oleme. Mina oleme otseselt haridus- ja kultuurijuhina töötanud Tuusulas 3 aastat ja siin tõepoolest meie piirkonnas on väga oluline koostöö ja nüüd 4 viimast aastat olen ma ka OPSIA, mis on õppe- ja haridusala ekspertide ühing, selle juhatuses ja siin selle kaudu me ka juhime teenuseid. Ja nagu ma ütlesin, on meiega veel ka kolleeg Pentti Halonen, kes on Hyvinkääs haridus- ja kultuurijuht ja Hyvinkää on meie lähedal, see asub 40 kilomeetrit Helsingist ja nendel on umbes 7000 elanikku rohkem kui meil siin Tuusulas. Ja mille eest me siis vastutame? Miga Pentila räägib oma vastutusvaldkonnast, aga meie vastutusvaldkond on väga sarnane. Haridusteenus, varane alusharidus, üldharidus, keskharidus, täiskasvanuharidus, kunstialane põhiharidus, aga ka kultuurmuuseumid, raamatukogud, sport ja noorsootöö, põhimõtteliselt kõik linnas, välja arvatud transport, nii et väga huvitav töö. Sest me tegeleme väga paljude teenustega, mida pakub meie kogukond. On ka läbi viidud üks teadusuuring, mille viis läbi hiljuti meie omavalitsuste liit koos haridusagentuuriga. Ja selle uuringu tulemusi saaks täpsemalt uurida Pia Kolalt, kes töötab selles Soome haridusagentuuris. Aga kokkuvõttes võib öelda, et uuringu tulemused näitasid, et haridusvaldkonna töötajad ütlevad, et nad saavad väga palju tuge oma kolleegidelt ja minu arvates näitab see, et koostöö on toetav, me teeme väga palju koostööd Soomes ja koostöö on kõikjal. Ja miks siis koostöö on nii määrava tähtsusega? Kuuma regioonis kolleegidega rääkisime sellest ja see oli väga huvitav arutelu ka meile endile, kui me rääkisime, miks me kokku saame, miks me koostööd teeme. Alati peab olema eesmärk, alati peab olema
see siht näha, mida me koos kavame teha. Muidugi me soovime ju koostöös oma kompetentsi, oma atraktiivsust, elujõudu, heaolu suurendada, et selle eesmärgiks oleks teenuste kvaliteedi parandamine. Me õpime üksteiselt selleks, et oleksid teenused paremad ja koostöö peaks olema selline, et kõik osapooled sellest võidavad. Ja minu arvates oleme me selles tugevad. Ja kui me sügavamale läheme, siis mõned omavalitsused võiks spetsialiseeruda mingitele kindlatele aladele, teised jälle teistele. Selleks, et me saaksime pakkuda kogu selles regioonis parima kvaliteediga teenuseid, aga alati, kui on eesmärgid, siis peab teadma ka, kuidas koos saavutada midagi. Ja millised on siis meie väljakutsed? Nii nagu kolleeg Miga Pentile enne juba ütles, vabandust, meil on siin slaidide edasi nihutamisega natukene probleeme. Aga lähen korraks tagasi siis meie väljakutsete juurde. Igaüks peab panustama. Ei saa lihtsalt nii-öelda koostöö pärast seal olla, vaid tuleb ka oma panus anda. Vastasel juhul on teistel osapooltel raske ja tuleb ka vastutust jagada. Aga muidugi mõned asjad on mõnedele osapooltele olulisemad, sest mõned omavalitsused on väiksemad, neil ei ole pakkuda samu teenuseid ja selles mõttes on mõned sellised teemad, milledes osad on rohkem huvitatud ja teised mitte. Aga tähtis on see, et on paika pandud koostöö eesmärgid ja kõik saavad sellest hästi aru. Ja mis siis on võib-olla olnud põhjuseks, miks omavalitsused teevad praegu rohkem koostööd kui varem? Põhjuseks on see, et nüüd antakse raha omavalitsustele sellisel viisil, et kui taotleda arengu eesmärgil mingit lisaraha, siis on koos taodeldes selle saamine kergem, kui üksinda taotlust esitades. Erinevad rahastused, erinevad grantid on mõeldud koostööle nii haridusministeeriumist kui ka riiklikust haridusametist on kergem vahendeid saada, kui soovitakse teha midagi selliselt, et omavalitsused siis loovad koos mingit võrgustikku ja seeläbi omavad suuremat mõju. Ja nüüd rääkigem regioonist Kuumaa. Siin on näha selle regiooni kaart ja see on näha, et see on kõik ümber pealinna, ainult Helsingi, Espoo, Vanda ja Kauniainen on väljaspool. Ja Kuumaa regioon omakorda koosneb siis 10 omavalitsusest ja siin on näha ka nende omavalitsuste nimekiri. Ja selles Kuumaa regiooni koostöö põhjuseks on see, et me tahame liikmes omavalitsuste atraktiivsust ja konkurentsivõimet tõsta. Ja me oleme üldkokkuvõttes päris suured. Nendes omavalitsustes kokku elab 390 000 inimest ja tõenäoliselt me tulevikus veelgi kasvame sellepärast, et nendes linnades on väga palju potentsiaali. Ja veidi taustast.
nii et Kuuma regiooni koostöös on kõrgeimaks otsustusjõuks omavalitsused ise. Ja praegusel hetkel on siis nii-öelda võõrustaja omavalitsuseks Kerava. Ja esimeest vahetatakse igal aastal ja siis sellel käesoleval aastal on Hüvinge linn. Ja siis nagu ma ütlesin, see töötab 10 omavalitsuse põhiselt ja kollektiivne lobitöö, regiooni turustamine, kõik meetmed on suunatud selle regiooni siis konkurentsivõime parandamisele, aga ka teenuste kvaliteedi parandamisele. Ja need on 2021. aasta prioriteedid. Nagu ma ütlesin, kõigepealt tuleb meil muidugi kaitsta meie regiooni koroonaviiruse perioodil, seda me oleme tõesti teinud muide ka. Me oleme leidnud mitmeid lahendusi koos ja nagu minu kolleegidki oleme me saanud kokku koroona küsimusi arutades peaaegu et 2 korda nädalas, et rääkida sellest, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Ja siis räägime me ka sellest, kuidas poliitika juhiseid jälgida, siis kuidas ka keskkonna eesmärke täita aastaks 2040, vaatame oma regiooni eesmärke, vaatame, kuidas regionaalset haldusreformi koos läbi viia. Meil praegu toimub sotsiaal- ja tervishoiuteenuste reform ja seda me kogu aeg arutame, kuidas seda peaks Soomes tegema ja loodame väga, et poliitikud lõpuks hakkaksid ka otsustama midagi ja et me saaksime midagi kindlat selle kohta, kuidas me sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid lahendame. Aga me teeme ka turundustööd ja kui on võimalik, siis ka regionaalseid projekte viime koos läbi Euroopa Liidu tegevuste raames. Ja need ongi põhimõtteliselt selle regiooni töö eesmärgid. Eelarve ei ole väga suur, töötab ainult paar inimest, sellest regioon Kuuma nii-öelda heaks ja iga omavalitsus panustab omalt poolt natukene ja nüüd on siis selle aasta eelarve veidikene väiksem kui eelmisel aastal. Siin on näha, millised organid ja millised ametlikud siis koostöö üksused seal on. Kõigepealt on Kuuma regioonil olemas oma nõukogu, oma komisjon, siis on konkurentsi- ja elujõugruppe, linnaplaneerimise, elamispindade, transpordi ja kliimagrupp. See on tõesti väga oluline grupp ja me peaksime päriselt arutama väga palju seda tulevikus, mida teha kliimamuutuste osas. Aga nüüd räägime siis hariduse koordineerimise küsimustest. Me soovime, et meie regioonis pakutaks kõrge kvaliteediga teenuseid ja me tahaksime ka teha omavahelist koostööd sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas, eriti koroonaviirusega toime tulla, siis on kompetentsi ja eestvedamise küsimus ja siis me muidugi ka avaldame oma arvamust poliitikate küsimustes. Sageli küsitaksegi kõrgemalt, mis meie arvamus on ühes või teises küsimustes ja on hea, kui me avaldame oma arvamust koos,
mitu omavalitsust korraga, me arutame küsimuse läbi ja siis ütleme oma seisukoha koos. Ja siis praegu toimub veel ka üks siis ettevõtlushariduse ühisprojekt. Tavalisel aastal, kui koroonat ei oleks, siis meie nii-öelda kuuma regiooni haridusinimestega kohtuksime 5-6 korda aastas, aga nagu ma enne ütlesin, praegu koroona ajal kohtume 1-2 korda nädalas. Ja mina ja kolleegid ka vahetume ja see on väga hea, et igal aastal tulevad uued ja värsked vaated. See juhtisik vahetub ja me kohtume isiklikult, aga ka Microsoft Teams platvormil. Ja me jagame kõike omavahel virtuaalselt. Pabereid tarvis ei ole, kõigil on näha, millest me rääkisime. Juhul, kui neil ei ole momendil võimalik osaleda, siis neil on ka hiljem võimalik vaadata, millest räägiti. Ja siis paneme me paika aastase plaani, mida on vaja aastas edendada, et oleks kindel plaan. Ja siin on mõned näited ühisprojektidest regioonis. Praegu on just väga oluline edendada õpilaste nõustamist ja toetamist ja eriabi. Ja nüüd see teine valdkond, sotsiaaltöö ja terviseteenused, Keusode nime all. Meie regioonis Keusodes on meil ainult 6 regiooni koos, selles Keusode raamis teevad koostööd ainult 6 omavalitsust. Ja need on siis vanemate inimeste ja erivajadustega, siis tervishoiu ja meditsiiniteenused ja siis tervishoiu teenused ja sõltuvusküsimuste ning sotsiaalküsimuste pakkumine noortele inimestele ja perekondadele ka. Ja Keusode on uus struktuur, mis on nii-öelda olemas olnud 3 aastat, aga ütleme, et me töötame siiski 2 aastat. Ja mõned saavutused meil juba on, aga ikkagi on alasid, mida tuleb koostöös parandada. Ja siis teevad Keusode ja omavalitsused omavahel koostööd. Ja meil on ühine nõukogu ja Keusode ja omavalitsuste vahel. Meil on siis nõukogu ja meil on siis ametnike vaheline koostöö omavalitsuste juhtide vahel, finantsgruppe, tervishoiu ja heaolu edendamise grupp ja meil on ka haridusala juhtide grupp. Haridusala grupis me soovime pakkuda head teenust ning soovime erinevates valdkondades siis tervishoiuteenuses, regionaalses heaolus koostööd teha ja me tahame läbi viia siis teenuste reformi, vaatame, kuidas see läheb. Kas me kavatseme jätkata just nimelt selle Keusode piirkonna põhiselt või nagu me oleme juba alustanud või teeme midagi muud. Ja see on meie koostöö eesmärk, mis on teadmistepõhine, tervishoiu juhtimine ja regionaalne heaolu. Ja me oleme kokku pannud siis regionaalse heaoluplaani
kuna on otsustatud juba omavalitsuse tasandil, mida me soovime teha ja siis regionaalsel tasandil me nii-öelda teostame selle, siis on meil ka lastele ja noortele heaolu plaan. On palju selliseid küsimusi, mida me saame koos teha. Lisaks sellele me loome ka perekeskusi, Keusade ja siis omavalitsused. Me siis, nagu ma nimetasin, just vaimse tervise teenuste arendamisega peame tegema koostööd ja see on väga oluline ja seda me peame tulevikus koos arendama. Ja nüüd, kuidas me kokku saame Keusades, struktuur on umbes sama nagu regioon Kuuma koosolekute korraldamisel. Me kohtume umbes 1 kord kuus ja juht valitakse 9 kuuks ja kui me tahame, siis me võime alati seda ka vahetada. Me oleme töötanud online platvormidel ja me ka siis anname aru oma tööd tulemustest omavalitsuste juhtidele. Sellega tänaksin, minu presentatsioon oli pigem praktiline ja ma detailidesse ei laskunud ja rääkisin sellest, kuidas me teeme nii-öelda reaalselt. Ja Miga rääkis pigem sellest, kui laialdane on koostöö vaadates ühe omavalitsuse perspektiivist, aga minu ettekanne oli rohkem, kuidas me päriselus koostööd teeme. Ja sellega ka tänan teid. Suur aitäh! Detailid on alati väga põnevad, meil on ka mõned küsimused, miks ei ole Helsingi linn teie koostööpartner? Muidugi Helsingi linn on meie partner ja pealinna piirkond ka, aga mõnikord siiski on tähtis see, et saaks teha koostööd omavalitsustega, mis on sama suured nagu sa ise ning juhid on otsustanud, et teeme lähemat koostööd regioon Kuumas, mis on pealinna piirkonna ümber, aga muidugi teeme mõnikord ka pealinna piirkonnaga koostööd. Aga kui ei koonda kokku neid omavalitsusi, mis asuvad pealinna ümbruses, siis võib midagi ära kaduda või ära kaotada konkurentsis. Aitäh! Kuidas on korraldatud koostöö üldhariduskoolide ja siis põhikoolide ja siis ka ametikoolide vahel Kuuma regioonis? Väga hea küsimus. Meil on haridustöötajate kohtumistel sageli ka ametikoolide esindajad ja me teeme nendega lähedast koostööd. Praegu Soomes toimub just reform ja me oleme loonud uue grupi. Nii et kõik liikmed, kes mingil moel on haridusega seotud, olgu nendeks siis kas kutsehariduse inimesed või need, kes erivajadustega lastega töötavad, selles grupis on nad kõik kokku koondatud ja me kohtume üksteisega. Mis on siis juriidiline perekeskuste vorm, mida te oma ettekandes mainisite? Need on perede kohtumiskohad, mis ehitatakse välja koos sotsiaal- ja tervise teenuse pakkujaga. Ehk siis nad nii-öelda koondavad kokku kõik teenused, mida pered vajavad. Aga mis on see nagu juriidiline vorm? Keusode on nii-öelda
see juhtorgan, aga sinna sisse võib panna ka need teenused, mida pakuvad kohalikud omavalitsused. Geosode on nii-öelda selle arenduse juhtorgan. Fantastiline. Mis alustel eelarve kokku pannakse siis omavalitsustest suuruse järgi? Ja nüüd järgmine küsimus. Kas teil on mingeid lahkhelisid olnud omavalitsuste vahel, kuna mõlemad on saanud nii-öelda rohkem heliseid, mõned soovivad rohkem koostööd teha? Ja sageli on küsimusi, mida tuleb arutada ja tuleb valjult välja öelda, kui keegi nii-öelda soovib tekki oma peale rohkem tõmmata. Aga peavad olema kindlad eesmärgid ja need eesmärgid peavad kõikide partnerite vahel olema selgeks räägitud ja sellest lähtuvalt ka leida lahendusi, et keegi ei ajaks oma huvisid. Aga muidugi on ka selliseid hetki, kus meil tuleb natukene valjema toonilisi arutelusid pidada. Mõnikord me ei saagi kokku lepitud ja siis on nii. Jah, seda juhtub. Ja lõppküsimus, mis on seotud eelmise küsimusega. Sageli kuuleme, et suuremad omavalitsused, nendel ei ole midagi võita sellisest koostööst. Me nimetasime ka Helsingit. Smaller and I don't want to use the word weaker, but smaller. Mida võiksid suuremad omavalitsused saada sellisest koostööst väiksemate omavalitsustega? Just selles kuuma regioonis oleme me koos ja koos oleme me nii-öelda tugevam hääl ja pealinna regioon räägib meiega kui kuuma regiooniga. Nii et ei pea olema mingisugune ainult väike omavalitsus suure omavalitsuse vastu. Me oleme päris tugevad koos. Aga sellega tahaksingi lõpetada. Suur tänu teile ja head päeva teile seal Soomes ja loodetavasti saame varsti teie juurde reisida, teie meie juurde ka. Ning loodetavasti need probleemid, millega on praegu silmitsi seisame, kaovad varsti. Suur tänu, see oli väga huvitav ja ootan huviga teie piirkonnaga tutvumist.